Aastakümneid valitses Islamivabariik oma riigi infovälja. Riigi meedia kontrollisid telekanaleid, ajalehti, uudisteagentuure ja isegi usulisi ringhäälinguid. See kõik tähendab, et Islamivabariigil oli täielik kontroll selle üle, millist teavet iraanlased said ja kuidas nad seda said. See oli režiimi jaoks tohutu eelis, sest on raske korraldada revolutsiooni, kui inimestel ei ole vaba juurdepääsu teabele. Aga näete, see praegu kestev relvarahu muudab seda kõike. Nüüd, pärast seda sõda on Iraani juhtkonna tipus tekkinud vaakum ja valitsuse erinevad fraktsioonid võitlevad omavahel, et see juhtpositsioon täita. Ja selle tõttu valivad riiklikud telekanalid, riigile kuuluvad ajalehed ja isegi riigi meedia uudisteankrud nüüd pooli ning ründavad üksteist. See on midagi, mida me pole kunagi varem näinud. See toimub ajal, mil USA valmistub sõda uuesti alustama. Keskväe juhatus on just palunud Pentagonilt luba kasutada seda täiesti uut hüperheliraketti, mida pole kunagi varem lahingus kasutatud. See on midagi, mida mitte keegi teine maailmas pole kunagi näinud ja Iraan ei pruugi olla valmis selleks, mis teda tabab. Niisiis, läheme selle kõige juurde, alustades riigi meediast ja sellest, miks nad režiimi vastu pöörduvad. Kõik sai alguse Iraani inflatsioonist. Nüüd, ma olen kindel, et enamik teist juba teab seda, aga Iraani majandus ja eriti inflatsioon Iraanis oli juba algusest peale halb. Aga viimase 2 päeva jooksul on olukord halvenenud, palju halvemaks läinud. Iraani riiklik valuuta riaal on just saavutanud rekordmadala taseme. Nüüd saab $1 eest 1,8 miljonit riaali. See tähendab, et kui sul on praegu $1 ainus, oled Iraanis miljonär. See on nüüd tohutu probleem kõigile, sest umbes 50–70% Iraani toidust imporditakse tegelikult välismaalt. Mul ei ole täpseid numbreid, aga need on ekspertide hinnangud. Aga oletame lihtsalt, et tegelik number jääb sinna vahemikku või selle lähedaleks. See tähendab, et isegi kui Ameerika Ühendriikide blokaad homme lõpetatakse, maksavad iraanlased toidu ja elamiskulude eest kõrgemat hinda. Põhjus, miks valuuta viimase 2 päeva jooksul kokku kukkus, mitte enne seda, oli see, et Iraanis ei toimunud sõja tõttu eriti kauplemist ega importi. Majandus hakkab nüüd natuke uuesti avanema ja nüüd saavad inimesed kaubelda. Nad saavad välja selgitada valuuta tegeliku väärtuse. Ja just sellepärast on see viimase 2 päeva jooksul langenud üle 10%. Nüüd on kurb öelda, aga paljude iraanlaste jaoks on majanduslikud kokkuvarisemised olnud midagi, millega nad on aastakümneid elanud. Kuid seekord toimub midagi ainulaadset. Midagi toimub selle majandusliku kokkuvarisemise tõttu, mida isegi režiim ei osanud ette näha. Riigi meedia pöördub režiimi enda ja võimul olevate inimeste vastu. Vaadake seda raportit. Iraani süvenev majanduskriis toob kaasa ebatavaliselt otsekoheseid hoiatusi riigi meedias ja võimu esindajate poolt. Televisiooni saatejuhid kritiseerivad nüüd avalikult juhtkonda, sest nad näevad tõesti, kui halvaks olukord on läinud. Lubage mul tuua mõned numbrid, et te mõistaksite. Sest kui ma ütlen teile, et $1 on 1,8 miljonit riaali, siis see ei ütle meile eriti palju. Sest iraanlased ei mõtle tegelikult dollarites. Nad mõtlevad selle järgi, kui palju nad teenivad ja kui palju neil tuleb kulutada lihtsalt ellujäämiseks. Enne kui ma neid numbreid jagan, ütlen kiiresti ära, et Iraani valitsus pole just tuntud oma läbipaistvuse poolest. Ja lisaks sellele, nagu te teate, on Iraanis juba üle 2 kuu kestnud internetikatkestus. Seega me ei saa paljut kinnitada. Me saame jagada ainult seda infot, mis meil Iraanist tuleb. Nende andmete põhjal on Iraani mediaan sissetulek sel aastal umbes 200 miljonit riaali kuus. Oluline on selgitada neile, kes võivad segadusse sattuda, sest olen näinud, et inimesed teevad selle vea internetis. Mediaan tähendab täpselt 50%. Seega pool Iraani inimestest teenib sellest vähem ja pool teenib sellest rohkem. See ei ole keskmine, sest keskmisega on mõned probleemid. Näiteks miljardär võib keskmist mõjutada, kuigi tegemist on vaid ühe inimesega, kes teenib väga palju. Mediaan on natuke parem näitaja, mida vaadata. Niisiis, mediaani sissetulekuga inimene teenib umbes 200 miljonit riaali kuus. Aga vaatame, milliste kuludega nad peavad arvestama.
Üks muna Teheranis maksab umbes 1 miljon riaali. Üks muna. Burger maksab umbes 5 miljonit riaali. Me ei räägi isegi veel näiteks transpordikuludest või elamiskuludest korteri või maja eest, kus inimesed elavad. See puudutab ainult toitu. Ja olukord on läinud nii halvaks, et paljud iraanlased, enamik iraanlastest, ei pruugi igal kuul endale ja oma perele piisavalt süüa lubada. Siin tahan ma kõigile meenutada neid proteste, millest me jaanuaris nii palju rääkisime. Need protestid algasid algselt majandusliku protestina. Inimesed olid vihased selle devalveerimise pärast, mille valitsus riaali suhtes läbi viis. Devalveerimine toimus umbes detsembri lõpus ja protestid algasid umbes 28. detsembril, nii et vaid mõned päevad pärast seda, kui inimesed uudistest teada said. Põhjus, miks kõik nii vihased olid, seisneb selles, et devalveerimisest saavad kasu need, kes töötavad naftatööstuses. Põhimõtteliselt siis IRGC liikmed ja eriti IRGC juhid. Kuid kõik teised iraanlased kannatavad devalveerimise tõttu. Nagu me rääkisime, tuleb suur osa Iraani toidust välismaalt. Ja kui valitsus devalveerib riaali, tähendab see, et kõik peavad oma toidu eest rohkem maksma. Aga lisaks sellele on suur osa Iraani ühiskonnast basaari kaupmehed. Nad ostavad kaupu, elektroonikat, kõike, mida võite ette kujutada välismaalt ja müüvad neid siis Iraanis kaupmeestena ning teenivad nii oma elatist. Kui toimub devalveerimine, tähendab see, et nad peavad maksma rohkem kõige eest, mida nad välismaalt ostavad. Ja see tähendab, et nende kasumimarginaalid Iraanis on väiksemad või vähenevad. Ja just sellepärast läks suur osa Iraani ühiskonnast, miljonid inimesed tänavatele, et protestida valitsuse korruptsiooni ja devalveerimise vastu. Ja need protestid kasvasid kiiresti millekski, kus inimesed nõudsid režiimi vahetust. Ja just sellepärast tappis valitsus umbes 10 000 kuni 40 000 Iraani meeleavaldajat, et säilitada oma võimu. Üks asi, mida paljud inimesed unustavad, on see, et kuigi protestid kadusid tänu Islamivabariigi jõhkrusele, ei kadunud majandusprobleemid kuhugi. Need probleemid olid alati olemas ja inimesed pidid nendega toime tulema. Ja nüüd on need probleemid veelgi hullemaks muutunud. Just sellepärast kritiseerib isegi Iraani riigimeedia nüüd valitsust. Ja siin läheb asi veelgi huvitavamaks, sest riigimeedia ei kritiseeri ainult režiimi, nad kritiseerivad ka üksteist. Toimub avalikuks saanud võitlus, kus üks riigiasutus ründab teist ja siis rünnatakse vastu. Ja see on muutunud isegi füüsilisteks kaklusteks. On inimesi, kes lähevad uudistejaamadesse ja ründavad töötajaid, ründavad hooneid ja tekitavad sisuliselt kaost. Enne kui me selleni jõuame, tahan kõigile meelde tuletada, et Iraani uinunud rakud tegutsevad Euroopa riikides ja ka siin Ameerika Ühendriikides. Nad kasutavad sotsiaalmeediat, et värvata pahaaimamatuid inimesi, kes viiksid Iraani režiimi nimel läbi kuritegelikke ja terroristlikke tegevusi. Need uinunud rakud tegutsevad laialdaselt erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel. Isegi siin YouTube'is miinustavad nad regulaarselt kõike, mis kritiseerib režiimi ja loomulikult propageerivad kõike, mis toetab islamistlikku režiimi. Seega, kui te saaksite korraks aega võtta ja meid aidata, vajutades allpool olevale meeldib ja tellimisnupule, siis see tõesti aitab võidelda nende botide vastu, kes siin tegutsevad. Nüüd räägime sellest, kuidas Iraani riigimeedia omavahel tülitseb. Nagu me varem oleme käsitlenud, on Iraani valitsuse sees kujunemas erinevad fraktsioonid. Samamoodi on olemas erinevad riigimeedia ettevõtted, mis toetavad erinevaid fraktsioone. Ja need meediaettevõtted ründavad nüüd üksteist. Ja see võitlus on jõudnud Twitterisse. Need ettevõtted kasutavad nüüd Twitterit rünnata teist ettevõtet, mis tegutseb Iraanis. Siin on need kaks ettevõtted, kellest me räägime. Üks on Tasnim News ja teine on Raya News. Mõlemad on Iraani riigi kontrolli all, kuid Tasnim News toetab läbirääkijaid. Ehk siis põhimõtteliselt inimesi, kes pooldavad läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, nagu välisminister. Ja siis on meil Raya News, mida toetavad äärmuslikud kõva joone pooldajad. Inimesed, kes ei soovi üldse läbirääkimisi ja teevad kõik endast oleneva, et läbirääkimised ei taas alustataks. Nad on rohkem ühel meelel Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC äärmuslike liikmetega.
Viimane tüli algas siis, kui Tasnim News avaldas hiljuti artikli, mis pilkas teatud kõva joone pooldajaid ja nende nõudmisi, öeldes sisuliselt, et need inimesed ei tea, millest nad räägivad. See oli hetk, kui Raja News vastas teravalt, sest nad polnud rahul. Nad said aru, et Tasnim ründab ideoloogiat, millesse nemad usuvad, ja hakkasid omakorda Tasnim Newsi ründama. Siis läks olukord veidi käest ära, sest paljud Raja Newsi toetajad või lugejad läksid Tasnimi peakontorisse, hoonesse, kus töötajad asuvad, ja hakkasid hoonet ründama ning sellele kahju tekitama. See vastasseis kestab siiani. Tasnim News kirjutab arvamuslugusid ja ründab Raja Newsi ning Raja News kirjutab arvamuslugusid ja ründab Tasnim Newsi. Nad ei ründa enam isegi teineteise seisukohti. Nad ründavad lihtsalt üksteist isiklikult. Nad süüdistavad üksteist, lähevad asutajate, kirjutajate ja kõige muu kallale. Kahjuks Iraani jaoks näevad seda kõik. See lammutab narratiivi, mida mõned läänes usuvad, et Iraani režiim oli selle sõja tõttu ühtne. Tegelikkuses see nii ei ole. Lõhesid on igal pool. Lõhed on režiimis, lõhed on juhtkonnas. Ja muidugi, nüüd näeme, et on lõhesid ka rahva seas, riigi poolt loodud meedia infrastruktuuris. See on midagi, millest president Trump ise eile pressikonverentsil rääkis, kui ta kohtus astronautidega, kes just käisid missioonil. Kuulake tema avaldust. Ja nende majandus kukub kokku, nagu te teate, nende raha, nad käivad oma rahaga ringi. Sellel pole isegi nime. Nende raha on väärtusetu. Neil on inflatsioon, mida keegi pole varem näinud. Peale selle arvan, et neil läheb päris hästi. Kui loed New York Timesi, siis ütleksid, et neil läheb suurepäraselt, sest see on libauudis. Või kui vaatad CNN-i, ma mõtlen, sa kajastad seda kogu aeg. Kas sa arvad, et neil läheb hästi? Kas sa arvad, et neil läheb hästi, kui neil pole mereväge, õhuväge ega õhutõrjesüsteeme, välja arvatud see, mida nad võivad sinna pannud olla? Võib-olla tõid nad vaherahu ajal sisse mingit kerget varustust ja me teame täpselt, kus see asub, nii et see hävitatakse esimese 15 minuti jooksul. Siis mainis ta ka midagi läbirääkimistest, kuidas Iraan on teinud palju järeleandmisi, aga neist ei piisa ikka veel. Need ei ole täpselt see, mida Ameerika Ühendriigid tahavad. On veel mõned järeleandmised, mida iraanlased ei ole nõus tegema. Kuulake seda avaldust. See sõltub, me peame nendega läbirääkimisi, meil on praegu nendega kõnelused ja me ei lenda enam iga kord 18-tunniseid lende, kui tahame ühte paberit näha. Me teeme seda telefoni teel ja see on väga meeldiv. Ma teen kõne või lasen oma inimestel kõne teha ja sa tead vastust. Mulle meeldib alati silmas silma kohtuda, tead, ma pean seda paremaks. Aga kui sa pead iga kord, kui tahad koosolekut pidada 18 tundi lendama ja sa tead juba ette, millest koosolek räägib ning tead, et nad annavad sulle paberi, mis sulle ei meeldi, enne kui sa isegi lahkud, see on naeruväärne. Nad on kaugele jõudnud, küsimus on selles, kas nad ajavad piisavalt kaugele. Nii et praegusel hetkel ei tule kunagi kokkulepet, kui nad ei nõustu, et tuumasõda ei tule. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islami revolutsioon. Tegelikult peame minema veelgi kaugemale tagasi. Aega, mil 19. sajandil valitses Iraanis Qadžaaride dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Arvake ära. Just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui oled keegi, keda huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti mine ja kuula seda. Seda saad vaadata, kui klikid kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klikid oma ekraanil lõppekraani videole. Põhimõtteliselt videole, mis on sinu ekraanil.